Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist, stuudios on Einar Laigna. Kui teil ei ole hetkel midagi targemat teha, siis võite minu targutamisi kaasa mõtiskleda. Vahest on kasulik lihtsatele asjadele nii tähelepanu osutada. Räägime täna kuulekusest ja sõna kuulmisest. Need sõnad kõlavad muidugi pisut ärritavalt ja inimene on nende sõnade suhtes kuidagi kaitseseisundis, aga nagu ikka katsume rahulikult meile antud mõistust kasutades seda küsimust pisut vaadata. Kui inimene sünnib siia maailma, ta leiab ju eest valmis maailma. Ja just niisuguse, nagu sel hetkel ta parajasti on. See on see realiteet, kus ta peab õppima, olema, elama, alles jääma, toime tulema. Ja see on kahtlemata ju inimesel intensiivne õppimisprotsess väiksest lapsest alates kuni elu lõpuni välja. Õpilased oleme alati ja õpilastena või natukene õppinutena lahkume siit maailmast. Ja see realiteet, mis meid siin ees ootab, on alati pisut erinev. Kui ainult meenutada lähiminevikku, kui peale teist maailmasõda hakkas küladesse tulema elekter, siis inimesed, kes täiskasvanutena või vanem põlvkond puutus elektriga esimest korda kokku, siis neil oli elektri ees ääretu respekt, austus ja hirm. Mul on silme ees need inimesed, kes hirmuga natukene kogudes julgust lülitasid sisse lülitist valgustuse, aga seda tehti nii, nagu nad kardaksid saada sealt lülitist elektrilööki. Sest üldlevinud oli see teada, et elektrist võib saada löögi. Nii et see pilt juba näitas, kui raske on inimesel, kes on oma elu elanud ilma elektrita, kohaneda elektrile ja milline peaaegu müstiline seletamatu vägi oli selle inimese jaoks elekter. Loomulikult, et need lapsed, kes on üles kasvanud maast madalast elektriga, on sellega harjunud ja see neile eriti mitte midagi erilist ei tähenda. See väike näidete rida võiks ju jätkata ei tea kui pikalt, näitab lihtsalt seda, et eri aegadel sõltuvalt sellest, missugune on tehnika, arengutase ja selle rakenduse võimalused, inimene sünnib teatud mõttes valmis maailma. Ja see maailm, millesse siis tema õpib ennast sisse ja õpib seal olema ja kohanema, see muutub tema jaoks selleks niisuguseks stabiilseks, püsivaks ja ainuõigeks ja seetõttu tihti ka väljendatakse ja öeldakse, et vanemas põlves inimene enam ei õpi kas palju või isegi midagi, et ta elab oma ajas ja et siit kindlasti on tingitud ka niisugune sugupõlvede vaheline erinevus nimelt selle tõttu, et maailma teatud mõttes muutumine toob kaasa paratamatult täiesti eri suhtumisega põlvkonnad. Meie oleme võinud jälgida ka seda vahet, mis on selle põlvkonna vahel, kes luges raamatuid ja see põlvkond, kes raamatutest hakkas eemalduma ja televiisoristus. Ja nüüd veel samm edasi see põlvkond, kes raamatutest on täiesti võõrdunud ja on arvutisse läinud, et need on nagu eri rassid. Ja nüüd on küsimus selles, missugune siis, kui niisugust sõna tarvitada eri rassid, missugune sellest 3 rassist siis on nüüd see kõige kvaliteetsem rass. Kas me võime öelda, et see on progress,
et inimene on raamatute lugemise asemel hakanud vaatama televiisorit ja televiisorist läheb siis arvutisse. Kas see on areng inimese enda seisukohast? Kas see on inimese areng? Ja kui me saame kõike seda 3 põlvkonda korraga näha, siis on selge, et raamatulugejate põlvkond on kõige sügavam, kõige tõsisem, kõige mõtlemisvõimelisem. Televiisori oma on eriliselt pinnapealne ja arvuti maailma inimene on täiesti omaette niisugune biorobot, kelle puhul tuleb alati tükk aega uurida ja vaadata, kas temal neid omadusi üldse on, mis peaks iseloomustama inimolendit tema loomistäiuses. Nii et eriti kaasaja maailmas, nagu ka minevikus siiski alati, elab inimene teatud informatsiooni piiratud väljas. Ja see informatsiooniväli tähendab ka seda, et informatsioonivälja saab teadlikult kujundada informatsiooniliseks relvaks. Ja sellega kujundada tervete põlvkondade või minu pärast globaalses mõttes terve maailma arusaamu, mõtlemist ja suunata seda massikommunikatsioonivahenditega kuhu tahes. Aga milles on siis kuulekus ja sõna kuulmine? Muistsetest aegadest on meil massiivselt kirjalikke ja muid ajaloolisi, vaieldamatuid, vastuvaieldamatuid ajaloolisi mälestusmärke, mis kõnelevad iidsetest kultuuridest. Ja need iidsed kultuurid on meile rahutust tekitavad, suuresti mõistatuslikud. Me oleme hädas, me ei oska neid oma ajaloos kuskile panna. Me oleme sisuliselt tõrjunud nad oma ajaloost ühelt poolt lihtsalt välja, kuulutanud nad nagu olematuks või legendide maailma ja teisalt me oleme palju sellest maailmast, mis vastu vaidlematult meie silme ees on, dateerinud hilisemasse aega ja kuidagi moodi nii-öelda oma enesetunnet parandada ja elada mingit moodi ära seletatud ja kindlamas maailmas. Kuidas kõik algas? Kus on alglood, see on ju lõppude lõpuks kõige olulisem. Ja need alglood on ju kosmilised. Kosmilised lood tähendavad seda, et elu algus ja kultuuride algus on kummaline maailmas. Meil ei ole eriti jälgida arengulugu, vaid me oleme pandud vastamisi olukorraga, kus ilmuvad maa ajalukku valmis kujul väga kõrgetasemelised ja erilise võimekusega kultuurid. Tähendab, inimestele on toodud kuskilt valmis kujul kindlad teadmised. Ja me näeme, kuidas järjest on toimunud mingite niisuguste impulsside andmine, nagu keegi õpetaks neid maaelanikke siin elama. Ilmselt on nii toimunud. Ja tänapäeval, kus on ilmunud nüüd ka massiivselt kirjandust sellise valdkonna kohta, mis on olnud mitmed tuhanded aastad varjul salateadusena pooleldi, nagu ka isegi keelatud, et järsku need teadmised tulevad välja. See näitab kosmilisi tsükleid, kus, nagu öeldakse, teatud aeg saab täis ja küpseks, siis teatud teadmised antakse kätte. Ja praegu see, kuidas varjatud teadmised on nii-öelda raamatu poodides leti peal kümnete eri väljaannetena ka eesti keeles, rääkimata sellest võrratust kirjandusest, mis vene keeles saada on. Et järsku on informatsioon vallandunud. See osa informatsioonist, mis on alati kultuurides tahetud jätta ühiskonna väga väikese osa teada. Informatsioon jaguneb ühiskonnas ju nii, et sotsiaalse püramiidi tipp, need, kelle käes on võim, neid inimesi on kõige vähem ja nende inimeste käes on kõige rohkem informatsiooni. Loomulikult, et see informatsioon ja õiged teadmised, mis tagavad võimu, on loomulikult salastatud. Näiteks nõukogude ajal, kui avalikult ei tunnustatud mingeid parapsühholoogilisi nähtusi, samal ajal Nõukogude Liidus minu andmetel oli maailma 2 kõige suuremat salajast instituuti, kus spetsiaalselt uuriti neid nähtusi. Ja loomulikult nende kasutamise võimalust poliitikas, propagandas, sõjanduses, kus tahes.
nii et väga palju nähtusi elus, mida püütakse avalikult naeruvääristada, tegelikult neid võetakse täie tõsidusega ja neid uuritakse väga tõsiselt ja sellesse valdkonda kuulub palju asju, mida püütakse selle alumise tasandi informatsioonist eemal hoida. Nüüd sotsiaalse püramiidi keskmine osa, ütleme tehnilised töötajad, arstid, juristid, erialainimesed kõik, oskustöölised, nemad on informatsioonipüramiidis siis kah keskel, nemad saavad seda informatsiooni, mis on vajalik oma igapäevase elu tööülesannete täitmiseks. Ja kõige suurem osa elanikkonnast, siis sotsiaalse püramiidi alumine kõige laiem osa, nende jaoks on kõige väiksem osa informatsioonist, nendele antakse ainult seda, mis nende hoidmiseks informatsiooni väljas vajalik on. Niisiis informatsioon ise jaguneb, kui alt üles tulla. Massidele on massikommunikatsiooni vahendid, siis keskmisele osale intelligents, oskustöölised, insenerid ja intelligents või oskustööline, seal pole mingit vahet. Võib-olla vahe on siis oskustöölise kasuks, kes oskab kätega ka teha midagi, järelikult peab ta pea töötama korralikult. Intelligendil tihti seda kontrolli võimalust ei ole, et käsi peab seda oskama teha, mis pea teab. See informatsioon siis on vastupidiselt sellele, kuidas on sotsiaalne püramiid. Nii nagu öeldakse, et 20% elanikkonnast saab 80% pensionikassast ja 80% elanikkonnast saab 20% pensionikassast. Nii et selles niisuguses materiaalsuses väljendub samuti see sama vahekord, mis informatsiooni osas. Olemine ja olemasolemine. Nüüd informatsioon on igal pool ja selleks, et selles realiteetide maailmas, kuhu inimene sünnib ja mille ta valmis kujul eest leiab, peab ta õppima elama selles maailmas ja esimestest sammudest laps õpib. Ja esimestest sammudest on ka selge, et last õpetatakse ja õpetamine tähendab kogemuse edasi andmist, kord kogetu edasi andmist. Ja ainult sellisel teel, et on olemas kuulekus õppimise suhtes, on ju võimalik kogemust edasi anda. Kui sageli me kuuleme tänapäeval noortelt inimestelt ütelust, ärge õpetage meid, ärge rääkige, kuidas peab tegema, las me ise kogeme kõike. Kui inimene mõtleks selle väite loogilise lõpuni, siis peaks iga põlvkond pandama looduslikku oludesse, tulge seal toime ja hakake ise kogema. Järgmine põlvkond hakaku jälle otsast pihta. See on absurd. On loomulik ja kui me räägime progressist, kui me räägime arengust, siis see on selge, et see on võimalik ainult sel teel, et iga põlvkonna lisandunud uus kogemus, järgmine ei pea enam sellega vaeva nägema, vaid ta omandab selle juba õppimise teel valmis kujul, piisavalt noores elueas, mis tagab selle, et ta on võimeline edasi minema, kui ta on ise loovas elueas. See peaks olema niivõrd iseenesest mõistetav ja niivõrd lihtne, et kõike ei saa ega pea minema ise kogema, vaid et me usaldame ajaloolist kogemust ja selle ajaloolisel teel omandatud kogemust. Mis oli siis vanadest aegadest inimeste esimene mure? See oli loomulikult säilitada elu, alles jääda, olemas olla. Ja seal, kus elu ohustatus on eriti teravalt tuntud, kui inimeste elu on väga vahetult ja otseselt sõltuv loodusest, looduse andidest, aastaaegadest, siis inimene tajus, et on äärmiselt oluline see kooskõla, harmoonia loodusega, looduse jõududega arvestamine ja seda elutarkust, mis oli kogetud ränga hinnaga, õpetati maast madalast lastele. Ja sellest oli ka selge, et kuulekus oli see, mis tagas õppimise edukuse ehk teisi sõnu.
kuulekus oli vajalik selleks, et ise ellu jääda ja säilida. Et juba kord kogetu ja õpitu alusel järgmine põlvkond teeks neid vigu vähem või muidugi ideaalne oleks, kui ei teeks üldse. Selles on õppimise mõte ja õppimine kui protsess teada saamiseks eelnevast kogemusest ei ole teisiti võimalik, kui ei ole kuulekust ja kuulekus tähendab usaldust. Kui me usaldame õpetajat ja oleme kuulekad, siis me õpime ja omandame kiiresti selle aine. Teisalt on õpilastel paraku alati kuulekus ja usaldus olemas. See inimese valmisolek kuulekalt õppida on positiivne ja hea ja ilus omadus. Teisalt on võimalik seda omadust ka ääretult kuritarvitada. Meil on see arusaam tekkinud, et kooliharidus on see, kus meile kõik öeldakse ära, kuidas asjad on. Ja inimesed lausa nõuavad seda. Selle tulemusel levivad sellised pseudoteooriad ja püsivad 100 aastat, et inimene on ahvist arenenud. See on ilus usk, ainult selle usu tõestuseks puudub igasugune teaduslikult tõsiselt võetav materjal. See on hüpotees, aga sellega on nagu üks asi niimoodi enda jaoks rahulikult kõrvale pandud. Muidugi ei tohi enam edasi küsida, kust see ahv siis tuli. See on juba keelatud küsimus. Ja inimesed ootavad kindlaid vastuseid, see on see, see on see, see on see. Kui vähe on koolihariduses seda, kui öeldakse, arvatakse nii, arvatakse teisiti, arvatakse kolmandat moodi. Siin on 7 seisukohta, kuidas täpselt on, me ei tea. Kallid lapsed, mõtelge ise, saate suuremaks, uurige seda küsimust. Võib-olla teie lahendate siin midagi edasi. Nii kaua, kuni kooliharidus õpetab mõtlemise asemel kindlaid niisugusi usulauseid, mida peab uskuma, kuid mille tõestuseks puudub igasugune korrektne teaduslik tõestusmaterjal. Loogiline seletus, miks ma pean nii uskuma. Peale selle ühe, et sotsiaalne ühiskond püsib kindlalt kokku lepitud uskumustel. Ja loomulik, et sotsiaalne ühiskond vajab kindlaid kokku lepitud uskumusi, mida kõik aktsepteerivad. Ja seetõttu ei ole küsimus üldse selles, kas see, mida usutakse, on teaduslik või mitteteaduslik, on see õige või vale. Ühiskond püsib sellel, et enamus inimesi aktsepteerib seda ametlikult välja pakutud usku. Ja seetõttu maailma ei juhi teadmine, maailma juhib pigem inimeste usk sellesse, et hetkel neile pakutud teadmise tasand on viimane ja ainuõige ja sellesse uskumine tagab meie püsimise. Nii et paraku neid teadusliku maailmavaatega inimesi siin maailmas vist eriti palju ei ole. Kõik on ainult see, mida me usume või mida me ei usu. Ja selles mõttes on see kuulekus õppimise alusena ühtepidi vajalik, teisiti pole võimalik õppida. Teisalt jälle, kui inimene oma usalduse ja elukogenematuse tõttu ta lihtsalt ootab, et vanem põlvkond ütleb talle, kuidas asi on. See on nii, see on nii, see on nii. Ja rohkem inimene ei mõtle. Ja kui palju me oleme elus kogenud seda, et kui mingi inimeste uskumus elurealiteetide alastamatute löökide või uute avastuste all osutub tõesti valeks, no ilmselgelt ja ilmeksimatult valeks, siis inimene vaatab sulle süüdimatult otsa, mis ta ütleb. Nii võib ju olla, aga ma olen harjunud teisiti. Ja ongi kõik. Nii, no mis te oskate öelda? Paraku nii on. Et inimesel on ääretult raske korrigeerida kord omaks võetud. Kui inimene saab niisuguse koolituse, et ta jääb õpilaseks, siis ta areneb elu lõpuni. Ja kui ainult mõelda, mida näiteks on võimalik olnud uurida ja lugeda viimased 10 aastat, siis see 10 aastat sellele, kes on uurija ja kui ta on ka juba küpses elueas, võib ainult rõõmu tunda selle üle, kuidas maailm avardub ja kuidas ta pidevalt peab korrigeerima oma arusaamu. Ja üha jälle endale ütlema, tänase päevani ma ei teadnud, et see on nii. Tähendab, suurem osa elust on elatud ilma selle teadmiseta.
või et ma olen teadnud midagi puudulikult. Kes meist teaks kõike, sellepärast tuleb säilitada alati õpilase hoiak ja alati olema valmis õppima ja teada saama seda, mis sinu senise pildi ja arusaama maailmast võib täielikult muuta. Selles ongi inimese arenemise, sisemise vaimse edenemise mõte. Nii et kuulekus ja usalduse kinkimine õpetajale, kui õpetaja seda kuritarvitab või kui õpetaja seisab nende jõudude, olgu poliitiliste, ideoloogiliste, mis tahes jõudude teenistuses, siis on ju täiesti võimalik kujundada noorsugu täiesti selle ideoloogia ja mõtlemisviisi vaimus, mis antud hetkel maailmas kehtib. Aga ei kehti enam mõned ajad hiljem ja ei kehti tulevikus, seepärast ei saa vaadata ühtegi hetkel kehtivat vormi ainuõigena, ainujäävana, viimse tõena, vaid et see kõik oleneb sellest, missuguses informatsiooni väljas sotsiaalse olendina inimene elab. Inimene on sotsiaalne olend ja väga tugevad isiksused selle tõttu kipuvad olema asotsiaalsed ja minema ka alati ühiskonnas konflikti. Ja me näeme seda, et jõulised isiksused on tegelikult konfliktis iga ühiskonnaga, olgu see kommunistlik, olgu see mis tahes nimega. Ja teisipidi võttes, ega ajaloofilosoofi silmis, kes asja näeb sisuliselt ja olemuslikult, ei olegi nendel nimedel erilist vahet. Ei ole mingit vahet kommunismil ja kapitalismil. See kõlab naljakalt, aga ma tean, mida ma ütlen. Ma võin seda mõnes järgmises saates täpsemalt selgitada, miks teil mingit vahet ei ole. Sest see on inimese maailm, kus põhijõujooned on alati need samad, missuguse nime all need jõujooned antud hetkel esinevad ja missuguse meetodiga kõige paremini toimiks ikkagi see üks süsteem, mille nimi on orjanduslik kord, sest maailmas läbi kõikide aegade on tegelikult olnud ainult üks kord, orjanduslik kord. Orjandusliku korra mõte on ju ikka alati see, kuidas valitsev klass võiks elada hästi ja kuidas hoida alamaid, kes peavad tööd tegema kuulekuses ja kuidas alamatele tuleb selgeks teha, et nende olukord on seaduspärane, ajalooliselt, kosmiliselt, religioosselt, ideoloogiliselt, teaduslikult, loodusseaduslikult või mis tahes. Siin on kogu see saladus. Aga see nimede muutmine ei tähenda mitte midagi. Nime võib muuta kui palju tahes. Ma tean ühte meest, kellel oli siga ja ta pani sellele seale palju nimesid, ikka ütles, ei, see ka ei klapi, et pean ikka teise nime panema. Üks siga lõi tal molli ümber, siis ta pani tal nimeks molli ümber lükkaja. Siis ütles, et see on liiga pikk nimi, et peab lühemalt ütlema. Ma ütlesin, ära näe vaeva, ütle lihtsalt siga ja ükskõik, mis ta teeb, siga on ta ikka, selleks ta jääb. Et see nimede muutmine ei tähenda mitte midagi. Nimesid võib muuta, aga inimene on niisugune olend, et muuda nime ja ta arvab, et sellega on sisuga kohe ruttu muudetud. Paraku inimene nii on. Olemine ja olemasolemine. Aga nüüd, kui me lähtume sellest põhipostulaadist, et prioriteet, nagu see peenike sõna on, või ütleme, kõige olulisem on ju ellujäämine, allesjäämine. Ja allesjäämine ja ellujäämine mitte ükskõik mis moodi, vaid me nimetame seda tihti elukvaliteediks, ehkki on määratlemata, mis täpselt on elukvaliteet. See võib eri kultuurides väga erinev olla. Aga üks on selge, et nii või teisiti püüavad kõik iseennast, nagu elusorganismile on see omane, säilitada. Seetõttu kuulekusest ja sõna kuulmisest me ei pääse. Perekond, võtame perekonna. Perekond on kõige väiksem sotsiaalne rühmitus, millel püsib ühiskond. Kosmiline kord on hierarhiline. Perekonnas ei saa olla, et kõik perekonnaliikmed on võrdsed. See on absurd. Selle absurdi tulemuseks on perekonna lagunemine. On loodusseaduslikult eri funktsioonid meestel, eri funktsioonid naistel.
Mees ei sünnita lapsi, naine sünnitab lapsi. Mehele on antud loodusest omadused, mis sunnib tal töötama väljas, põllul, metsas, kus tahes. Ta peab toitma perekonda. Selle tõttu ta on perekonna pea ja perekond peab kuulama ta sõna. Miks? Sellepärast, et toit ja sõna peab kuulama. Ei saa nii olla, et perekonna peal on ainult kohustused, aga õigused on teistel. Kui on kohustused kõige suuremad, on õigused kõige suuremad, see on selge. Ja perekonna pea ja austus perekonna pea vasta peab olema, sellel püsib perekond. Respektil isa autoriteedile. Kui te tahate näha, mismoodi on ühes perekonnas olukord, siis vaadake, kuidas lapsed kõnetavad pereisat. Kaukaasia peredes oli säilinud, nagu paljudel teistel traditsionaalsetel rahvastel islamist tänase päevani, et mees perekonna peana on autoriteet ja sellele autoriteedile ehitub üles laste kasvatamine. Ilma selle autoriteedita hangivad lapsed omale uued autoriteedid. Uuteks autoriteetideks on teised omaealised või mingisugused laval kraaklejad ja röökijad ja karjujad või mis tahes. Ongi perekonna lagunemine. Ja kui lapsed kohtlevad isa ilma lugupidamiseta, siis on selge, et täpselt selle käitumismalli on nad õppinud kellelt? Oma emalt. Nii nagu ema või pereema suhtub pereisasse, nii automaatselt samamoodi hakkavad suhtuma lapsed. Sõnakuulmatu laps on perekonnale iseendale nuhtlus, see on vana tuhandete aastate tõde. Ja kogu vanade rahvaste tarkus ja elutarkus, sellest on ka piiblis palju juttu, Koguja raamatus ja kus tahes, Siiraki tarkuse raamatus ja milles, on see põhiprobleem, see põlvkondade ja see, et see respekt ja austus säiliks elu alusena. Perekonnast ühiskonda minnes, mis on kuulekus? Kuulekus näiteks seadustele, seaduste austamine. Ilma selle kuulekuseta ühiskond laguneb. Aga seda kuulekust peab ühiskonnas tagama ka midagi. Ja selleks näiteks, mis maksavad inimõigused. Kui teile tuleb pätt vasta, annab teile vasta lõugu ja röövib teie rahakoti ja te räägite talle inimõigustest. Mis te arvate, mis selle peale ütleb? Kas ta ütleb teile, ahaa, tore, et ma teada sain, vabandage väga, eks ole. Ma annan rahakoti tagasi ja selle noa haava õmblen ruttu kinni. Ei, need ei maksa mitte midagi. Kui ei ole jõustruktuuri, kes tagab neid õigusi, kui ei ole politseid, kui ei ole kohtuorganeid, kui ei ole riiklikku võimu, mis tagab neid õigusi. Me räägime palju metsikusest, mis meie liikluses on. Me räägime liikluskultuuri madalusest. Aga liikluskultuuri eraldi ei ole. Liikluses väljendub ainult see inimese tõeline kultuuriline pale, mis ta tegelikult on. Sest autos selles plekkestas istudes, kui jalaga pedaali alt nii-öelda tunned niisugust võimu, siis inimeses vallandub see, mida ta päris avalikult alati ei näita, see, kes ta tegelikult on. Jõhkard, hoolimatu, tähelepanematu ja see on selge, ei ole mingit eraldi liikluskultuuri, on lihtsalt üks kultuur. Võtame kuulekuse ja sõnakuulmise kaitseväes. On ju peaaegu anekdoodiks saanud see ütelus lõuad pidada ja edasi teenida. Me kõik tunneme niisugust väljendit, mida väga paatoslikult mõistetakse hukka, see on see pime sõna kuulmine või pimesi käsu täitmine. Mis on pimesi käsu täitmine? Mis on üldse käsu täitmine? Missugune käsu täitmine on siis see pimesi? Kui ühelt poolt näiteks Kaitseväe sisemäärustik ütleb, et ülemuse käsk on täitmiseks ja selle üle mitte arutlemiseks, siis me peaksime eeldama alati seda, et käsuandja on täiesti vastutusvõimeline antud käsu eest. Ja vastutab selle käsu eest. Nii peab ka olema. Ettevalmistus ja koolitus peavad andma inimesele selle taseme, et ta teab, et ta vastutab tema antud käsu eest ja et see käsk peab olema õige ja kooskõlas seaduste ja vastava olukorraga, milles ollakse. Nüüd, kui Kaitseväe sisemäärustik ütleb, et kuritegelikku käsku ei pea täitma,
tekib väga huvitav olukord. Kes otsustab käsu kuritegelikkust? Kui käsk on kooskõlas seadustega ja olukorraga, kuid kui minu isiklik eetiline maailmapilt ja arusaam ei luba seda täita, kuidas siis tuleb toimida? Mis määrab käsu kuritegelikkuse? Me saame aru, seda piiri on ääretult raske määrata ja kui see asi läheb juristide kätte, siis kindlasti ei jää siin peale eetiline külg. Me näeme, et see ei ole niisama lihtne lahendatav see asi. Või võtame absurdini selle asja. Oletame, et keegi saab kaitseväes käsu ja iga käsu saanu, selle asemel, et käsku täita, ütleb, härra ülemus, te peate ootama, kuni minu jurist selgitab, kas see käsk on mingis mõttes kuritegelik või mitte. Ma saan vastuse 3 päeva pärast. On selge, et süsteem niiviisi ei tööta. Ja on selge, et üks institutsioon, üks struktuur, eriti jõustruktuur, saab töötada ainult rangelt jälgides seadusi ja teisalt tähendab see ka head väljaõpet. Ja väljaõppele lisaks peab olema ka hea treenitus. Ainult see tagab minimaalse inimliku vea ja maksimaalse hüve. Me ei ela ideaalsetes tingimustes, me ei ela ideaalses maailmas, me elame maailmas, mis on vigane. Inimese viga, looduse õnnetused, kosmilised tsüklid, kõik, millest sõltub meie elu. Iga päev on täis mingeid halbu asju, õnnetusi, liikluse õnnetusi, mida tahes. Päevauudised on täis neid, kriminaalkroonikad ja kõik muu. Niisugune see maailm on. Me ei saa iialgi maailma, kus neid ei ole, kuid me võime ligineda paremale olukorrale. See on ka realism. Ja me ligineme sinna siis, kui me oleme kuulekad kokku lepitud seaduste suhtes, kui me oleme kuulekad kosmilistele loodusseadustele. Ja kui nüüd kokkuvõtet teha, siis kuulekuse esimene aste ongi ja sõna kuulmise mõte kuulekus kosmilistele ja loodusseadustele. Me ei saa eirata neid ja me ei saa inimliku ühiskonna elu üles ehitada mingitele inimõigustele toetudes, ignoreerides loodusseadusi, ignoreerides kosmilisi seadusi. Kui me seda teeme, siis ühiskond hukkub. Ja kui me arvame, et vabadus tähendab vabadust rikkuda kõiki neid seadusi, siis me ei tohi ka ära unustada, et meil tuleb ka kanda tagajärjed ja vastutada selle eest. Nii et valik on meie, palun. Ega siin midagi muud pole öelda. Seega me ei pääse iialgi kuulekusest kui õppimise alusest, küsimusest usaldusest, usalduse kinkimisest, usalduse kuritarvitamisest. Ja koos kogemuse edasiandmisega eelnevatelt põlvkondadelt, ajaloost, riikide ajaloost, rahvaste ajaloost, perekondade ajalugudest, mõistaksime sõna kuulmise püha tähendust. Ja seda, et kõik algab sõnakuulelikest lastest, kõik algab sellest, kas me üldse oma elu ehitame üles õigetele loodus- ja kosmilistele seadustele või tahame neid üles ehitada mingitele inimese oma välja mõeldud jaburatele ja nõmedatele arusaamadele, mis hävitavad elu. Ja selle tõttu kosmoses ei ole võrdsust. Ja see ebavõrdsuse tegemine võrdsuseks, see tähendab sisuliselt selle, kes on üle ja parem ja kõrgem, selle madaldamist ja alandamist. Küsimus on selles, kas see, kes on all, on tõstetav üles või on mindud seda teed, et pigem see, mis on üleval, suruda alla, et kõik oleksid ühesugused. Ma arvan, et kui keegi on kukkunud auku, siis me viskame talle köie, et teda välja sikutada porist välja sinna, kus on hea. Me ei hüppa kõik sinna auku selleks, et öelda, nüüd oleme solidaarsed, nüüd oleme kõik ühesuguses mudas, vööni ja kõrini. Kumb tee on õigem? Kui tänapäeva maailm läheb seda teed, et vennastumine poris, vennastumine kraavis, vennastumine rentslis,
siis ma ei pea seda õigeks teeks. Kultuuri on üles ehitatud hierarhilises pürgimuses kõrgemate kvaliteetide poole ja nendeks kvaliteedideks on inimese kvaliteedid. See, mis on inimene ise. Mitte see tehnika, mis tema käsutuses on, vaid kes on see oma eetilise palgega olend, kes seda tehnikat võib kasutada ja milleks ta seda kasutab ja mis eesmärkidel ta seda kasutab. Atlantise kultuuris olevatel inimestel olid võimed, millest me võime ainult unistada, mis meile tunduvad legendidena. Miks need võimed kaotati või õigemini, miks need ära võeti? Sest nendega hakati kurja tegema. Ja kui need võimalused ja võimed, mis meie loodusseadusi tundma õppides enda käsutusse saame, kui me hakkame neid kuritarvitama, siis me läheme lihtsalt iseenese hävituse teed. Seega sõna kuulmise mõte on sisuliselt alles jäämise mõte. Sõna kuulelikkus meist kõrgematele printsiipidele, mida me muuta ei saa, tagab inimese ja laialt võttes inimkonna püsimise. Ja sinna alla kuuluvad ka eetilised printsiibid. Tänan teid kaasa mõtlemast. Ma ei nõua ühegi sõna uskumist, mida ma räägin, aga inimesel on kohustus kõige üle mõtelda jätkuvalt, et selles maailmas, milles me elame, paremini mõista ja alles jääda. Tänan. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.